salaaed, Frances Hodgson Burnett, teine osa. Preili Meeri, Jonni-Jüri. Meerile oli meeldinud oma ema eemalt vaadata ning tema arvates oli ema väga ilus. Ent kuna ta teadis temast väga vähe, oleks võidud vaevalt loota, et ta oleks ema väga armastanud või temast puudust tundnud, kui ema oli surnud. Tõepoolest ei tundnud ta emast üldse puudust ning et ta oli endasse süvenenud laps, mõtles ta ainuüksi endale nagu alati. Kui ta oleks vanem olnud, oleks ta kahtlemata olnud väga mures, jäädes üksi maailma. Kuid ta oli väga noor ning et tema eest oli alati hoolitsetud, siis arvas ta, et see sünnib ka edaspidi. Oma mõtteis soovis ta vaid teada, kas ta satub nüüd kenade inimeste juurde, kes on viisakad tema vastu ja annavad talle igas asjas järele, nagu olid teinud Aiah ja teised pärismaalastest teenijad. Ta teadis, et ei jää Inglise vaimuliku majja, kuhu teda oli algul toodud. Ta ei tahtnudki jääda. Inglise vaimulik oli vaene ja tal oli 5 peaaegu ühevanust last, kes kandsid kulunud rõivaid, tülitsesid alati ja näppasid üksteiselt mänguasju. Mary vihkas nende korratut elamut ja oli nende vastu nii halb, et paari päeva pärast ükski ei soovinud temaga mängida. Teisel päeval olid nad andnud talle hüüdnime, mis teda hirmsasti vihastas. See oli Basil, kellele see oli kõige enne pähe tulnud. Basil oli väike poiss, häbematute siniste silmadega ja ülespoole pööratud ninaga ning Mary vihkas teda. Mary mängis omaette puu all, nagu ta oli mänginud päeval, mil puhkes koolera. Ta tegi mullakünkaid ja teid aia jaoks ning Basil tuli, seisis lähedal ja vaatas pealt. Äkki hakkas ta mängu vastu huvi tundma ning esitas omalt poolt soovituse. Miks sa ei aseta sinna üht kivihunnikut, oletades, et see on kunstlik kalju, ütles ta. Sinna keskele ning ta kummardus Mary'le osutades kohta. Mine ära, karjus Mary. Ma ei taha, poisse, mine ära! Hetkeks Basil vihastas. Siis hakkas tögama. Ta tögas alati oma õdesid. Ta tantsis ringi ümber Mary, tegi grimasse, naeris ning laulis. Preili Meeri, Jonni-Jüri, kuidas kasvab sinu aed. Hõbekelli, saialilli, kõik ühte ritta säed. Ta laulis seda nii kaua, kuni ka teised lapsed seda kuulsid ja kaasa laulsid. Mida kurjemaks Mary muutus, seda enam laulsid nad Preili Meeri, Jonni-Jüri ning kogu aja, mil Mary nende juures viibis, nimetasid nad teda Preili Meeri, Jonni-Jüri, kui rääkisid temast üksteisega ning sageli ka siis, kui tema endaga kõnelesid. Sind kavatsetakse nädala lõpul koju saata, ütles Basil Mary'le, ning meil on hea meel. Minul on ka hea meel, vastas Mary. Kas see on kodu? Ta ei tea, kus kodu on, sõnas Basil 7-aastasele omase põlastusega. Inglismaal muidugi. Meie vanaema elab seal ning meie õde Meivel saadeti tema juurde möödunud aastal. Sina ei lähe oma vanaema juurde, sul polegi vanaema. Sa lähed oma tädimehe juurde. Tema nimi on Sir Archibald Craven. Ma ei tea temast midagi, vastas Mary nipsakalt. Ma tean, et sa ei tea, vastas Basil. Sa ei tea midagi. Tüdrukud ei tea kunagi midagi. Kuulsin, kui isa ja ema rääkisid temast. Ta elab määratu suures üksildases vanas majas maal ning keegi ei lähe ta lähedusse. Ta on nii kuri, et ei laseks kedagi enda ligidale ja ega keegi ei lähekski, kuigi neid lubataks. Ta on küürakas ning ta on hirmus. Ma ei usu sind, ütles Mary. Ta pööras poisile selja ja toppis sõrmed kõrva, sest ta ei tahtnud enam kuulda. Kuid hiljem mõtles ta selle üle palju. Ning kui proua Crawford ütles talle samal õhtul, et ta sõidab paari päeva pärast Inglismaale oma tädimehe Sir Archibald Craveni juurde, kes elab Misselthwaite'i mõisas, näis Mary nii kiviselt ja kangekaelselt ükskõikne, et nad ei teadnud, mida temast mõelda. Nad püüdsid temaga lahked olla, kuid Mary pööras vaid pea kõrvale, kui proua Crawford patsutas ta õlale. Ta on nii inetu laps, ütles proua Crawford hiljem kaastundlikult. Aga ta ema oli nii ilus inimene. Tal olid ka kenad kombed, aga Maryl on need kõige eemale tõukavama, mida ma olen kunagi ühe lapse juures näinud. Lapsed nimetavad teda Preili Meeri, Jonni-Jüri ning kuigi see on neist üleannetu, tuleb sellest paratamatult aru saada.
Kui ta ema oleks toonud oma kena näo ja kenad kombed sagedamini lastetuppa, võib-olla oleks ka Mary õppinud mõningaid genikombeid. Nüüd, kus see vaene ilus naine on lahkunud, on väga kurb mõelda, et paljud inimesed üldse ei teadnudki, et tal oli laps. Usun, et ta vaevalt kunagi vaataski oma lapse poole, õhkas proua Crawford. Kui amm suri, polnud kedagi, kes oleks korrakki väiksele olendile mõelnud. Mõtle, kõik teenijad jooksid minema ja jätsid ta ihu üksinda sinna maha jäetud majja. Kolonel McCrew ütles, et ta pidi peaaegu lakke hüppama, kui avas ukse ja leidis väikese seismas üksikese tuba. Mary tegi läbi pika teekonna Inglismaale kellegi ohvitseri naise hoole all, kes viis oma lapsi sinna kooli. Ta oli niivõrd tegevuses oma enda väikese poisi ja tüdrukuga, et ta oli üsna rõõmus, kui võis Mary Londonis üle anda naisele, kelle Sir Archibald Craven oli talle vastu saatnud. Too naine oli Misselthwaite'i mõisa majapidajanna ja ta nimi oli proua Medlock. See oli tüse naine väga punaste põskedega ja teravate mustade silmadega. Ta kandis verelillat kleiti, musta siidmantlit mustadest pärlitest ääristusega ja musta kübarat lillade sametlilledega, mis seisid püsti ja värisesid, kui proua Medlock pead liigutas. Mary'le ei meeldinud ta sugugi. Ent kuna inimesed väga harva talle meeldisid, siis polnud selles midagi erilist. Pealegi oli silmnähtav, et ka proua Medlock ei pidanud Mary'st palju lugu. Ausõna, ta pole suuremat väärt, ütles ta. Ning me oleme kuulnud, et ta ema oli iludus. Ta pole sellest palju lapsele pärandanud, eks ole, proua? Võib-olla muutub ta kenamaks, kui kasvab, vastas ohvitseri proua heatahtlikult. Ta näojooned on kaunis korralikud. Kui tal oleks vaid sõbralikum ilme ja ta poleks nii kollakas kahvatu. Lapsed muutuvad väga palju. Ta peaks tublisti muutuma, vastas proua Medlock. Misselthwaite pole aga sugugi koht, kus lapsed paranevad, kui soovite teada. Nad arvasid, et Mary ei kuule neid, sest ta seisis hotellitoas, kuhu nad olid läinud teistest veidi eemal akna all. Ta vaatles mööduvaid omnibusse, sõidukeid ja inimesi, ent kuulis väga hästi. Ning see jutt tegi teda väga uudishimulikuks oma onu ja ta elukoha vastu. Milline koht see küll on? Ja milline on ta isa õe mees? Mis tähendab küürakas? Ta polnud kunagi ühtegi küürakat näinud. Võib-olla neid Indias üldse ei olnud. Sest saadik, kui ta elas võõraste juures ja tal polnud enam oma hoidjat, oli ta hakanud end tundma üksildasena ning ilmusid kummalised mõtted, mis olid talle täitsa võõrad. Ta imestas, miks ta ilmselt ei kuulu kellelegi, isegi siis, kui ta isa ja ema veel elasid. Teised lapsed näisid kuuluvat oma isadele ja emadele, kuid paistis, nagu poleks tema kunagi olnud kellegi väike tütar. Tal oli olnud teenijad, toit ja rõivad, ent keegi ei pööranud talle mingit tähelepanu. Ta ei teadnud, et selle põhjuseks oli asjaolu, et ta oli ebameeldiv laps. Ent siis ta muidugi ei teadnud ka, et ta oli ebameeldiv. Ta pidas sageli teisi inimesi ebameeldivaks, kuid ei teadnud, et oli seda ka ise. Tema arvates oli proua Medlock oma tavalise, äärmiselt värvikülase näoga ja oma tavalise pühapäevakübaraga kõige ebameeldivam inimene, keda ta oli kunagi näinud. Kui nad järgmisel päeval alustasid reisi Yorkshire'i, sammus Mary läbi Vaksali rongile püstipäin ning püüdis hoiduda proua Medlockist nii kaugele kui võimalik, sest ei tahtnud näidata, et nad kuuluvad kokku. Ta oleks olnud väga vihane, kui inimesed oleksid arvanud, et ta on proua Medlocki väike tütar. Kuid ei väike tüdruk ega ta mõtted häirinud proua Medlockit sugugi. Ta oli naine, kes ei lase lastele endaga naljatada. Vähemalt nii oleks ta vastanud, kui temalt oleks küsitud. Ta polnud sugugi tahtnud minna Londonisse just ajal, mil ta õe Maria tütrel pidi olema laulatus. Ent tal oli mugav, hästi makstud koht majapidajana Misselthwaite'i mõisas ning ainus tee selle alalhoidmiseks oli täita täpselt Sir Archibald Craveni käske. Ta ei tohtinud kunagi ainsatki küsimust esitada. Kapten Lennox ja ta naine surid koolerasse, oli Sir Craven öelnud oma tavalisel järsul külmal toonil. Kapten Lennox oli mu naise vend ning mina olen nende tütre hooldaja. Lapse peab siia tooma.
Te peate Londonisse minema ning ta isiklikult ära tooma. Nii siis oli proua Medlock oma väikese kohvri pakkinud ja reisi ette võtnud. Mary istus vaguninurgas ning näis inetu ja pahur. Tal polnud midagi lugeda ega vaadata ja ta väikesed mustades kinnastes käed lebasid kokku pandult süles. Musta kleiti tõttu neist ta tavaliselt veelgi kollasem. Sirged helgedad juuksed passid välja musta kreppmütsi alt. Rohkem hukka läinud välimusega last pole ma veel kunagi oma elus näinud, mõtles proua Medlock. Sõna hukka läinud tarvitatakse Yorkshire'is ning see tähendab rikutud ja kiusakas. Ta polnud kunagi näinud last, kes istub nii vaikselt midagi tegemata. Lõpuks väsis ta vaatlemas ning alustas juttu oma elava karmi häälega. Usun, et võiksin jutustada sulle midagi kohast, kuhu sa lähed, ütles ta. Kas sa tead midagi oma tädimehest? Ei, vastas Mary. Pole kunagi kuulnud oma isa ja ema temast rääkivat. Ei, vastas Mary kulmu kortsutades. Ta kortsutas kulmu, sest talle meenus, et ta isa ja ema polnud kunagi temaga millestki erilisest rääkinud. Tõepoolest, nad polnud kunagi talle midagi kõnelenud. Pomises proua Medlock, vahtides tütarlapse veidrat osavõtmatut nägu. Pisut aega ei rääkinud ta sõnagi, siis alustas jälle. Arvan, et sulle võiks öelda midagi ettevalmistuseks, sa lähed imeliku kohta. Mary ei lausnud midagi ning proua Medlock paistis kaunis hämmeldunud ta näilisest ükskõiksusest. Ent hinge tagasi tõmmates jätkas ta. Ei midagi muud, kui et see on üks uhke, määratu suur loss ning Sir Craven on sellele omal moel uhke. Loss on ka küllalt sünge. Maja on 600 aastat vana, asub Nõmme serval ja seal on umbkaudu 100 tuba, kuigi osa neist on kinni ja lukustatud. Ning seal on pilte ja kena vana mööblit ning asju, mis asuvad seal ammust ajast. Ja maja ümbritseb suur park, seal on aiad ja puud, mille oksad, mõningad neist ulatuvad maani. Ta peatus, et jälle hinge tõmmata. Muud pole seal midagi, lõpetas ta järsku. Tahtmatult oli Mary kuulama jäänud. See kõik kõlas hoopis teisiti kui India ning midagi uut võlustada kaunikesti. Kuid ta soovinud näidata, nagu oleks ta huvitatud. See oli üks ta õnnetuid ebameeldivaid omadusi. Ta istus niisiis vagusi. Noh, mis sa sellest arvad? Küsis proua Medlock. Ei midagi, vastas Mary. Ma ei tea midagi sellistest kohtadest. Proua Medlock naeris selle peale lühidalt. Ütles ta, sa oled ju nagu mõni vana naine. Kas sa ei hooli siis sellest? Pole tähtis, kas hoolin või ei hooli, vastas Mary. Selles on sul üsna õigus, sõnas proua Medlock. See pole tähtis. Milleks siin tahetakse hoida Misselpoiti mõisas, seda ma tõesti ei tea. Olgu siis, et niiviisi on kõige kergem. Tema juba sinu pärast ennast ei vaeva, see on ometi kindel. Tema ei vaeva ennast kunagi kellegi pärast. Ta peatus järsku, nagu oleks tal just õigel ajal veel midagi meelde tulnud. Et tal on küür seljas, sõnas. See tegi ta õnnetuks. Ta oli pahur noormees ning tal polnud mingit kasu oma rahast ja suurest mõisast, enne kui ta abiellus. Mary silmad pöördusid tahtmatult proua Medlockile, kuigi ta kavatses näidata, nagu ei hooliks ta millestki. Ta polnud kunagi mõelnud, et küürakas oleks abielus ning oli veidi üllatatud. Proua Medlock märkas seda ja kuna ta oli jutukas naine, jätkas suurema innuga. See oli vähemalt üks võimalus pisut aega viita. Ta naine oli armas, kena olend ning mees oleks kogu maailma läbi käinud, et muretseda kas või rohukõrt, mida naine soovis. Keegi ei uskunud, et ta abiellub selle mehega, kui ta tegi seda ning inimesed rääkisid, et ta abiellus mehega raha pärast. Kui ta ei teinud seda raha pärast. Ei, tõepoolest mitte. Kui ta suri, Mary võpatas tahtmatult.
kas ta on surnud? Hüüdis ta, ilma et oleks kavatsenud seda teha. Talle oli äsja meenunud muinasjutt Küürakas Richard, mida ta oli kord lugenud. See jutustas vaesest küürakast ja ilusast printsessist ning Meeril hakkas äkki kahju söör Archibald Cravenist. Jah, ta suri, vastas proua Medlock. Ning seetõttu muutus mees veel kummalisemaks. Ta ei hooli kellestki. Ta ei taha inimesi näha, suurema osa ajast veedab ta mujal, ent kui ta on Misselthwaite'i, siis lukustab ta end lubadesse läänepoolsest tiivas ega lase enda juurde kedagi peale Pitcheri. Pitcher on vana poiss. Ta hoolitses härra eest juba siis, kui härra oli laps ning Pitcher tunneb ta harjumusi. See kõlas nagu mõnes raamatus ega rõõmustanud Meerit. Maja, kus on 100 tuba, aga peaaegu kõik lukustatud. Maja, mis asub Nõmme serval. Kes teab, milline see Nõmm ise võib olla? See kõik kõlas kohutavalt. Mees küürus seljaga, kes paneb ennast samuti luku taha. Meeri vahtis kokku surutud huulil aknast välja ning näis täitsa loomulik, et vihma hakkas valama hallide längus jugadena, mis pladinal voolasid alla mööda aknaklaasi. Oleks lõbusam olnud, kui oleks elanud veel too kena naine, kes nagu Meeri ema oleks jooksnud sisse ja välja ning käinud seltskonnas, rõivastatud kleitidesse täis pitse nagu emagi. Kuid teda ei olnud enam. Sul pole vaja oodata, et näed teda. Küb me ühe vastu, et sa ei näe teda, ütles proua Medlock. Ning ei maksa loota, et leidub inimesi, kes räägivad sinuga. Pead üksi mängima ning iseenda eest hoolitsema. Sulle öeldakse, millistesse tubadesse võid minna, millistesse mitte. Seal on palju aedu, kuid majas ei tohi sa ringi kõndida ja kolistada. Sir Craven ei taha seda. Ma ei tahagi ringi kolistada, vastas väike Meeri. Ning sama äkki, nagu tal oli hakanud kahju söör Archibald Cravenist, niisama äkki läks see tunne üle. Ning ta mõtles, et tädimees on ebameeldiv ja küllap ära teeninud selle, mis talle on juhtunud. Ta pööras näa vaguni nõretavate aknaruutude poole ning vahtis välja hall vihmasattu, millest paistis, nagu kestaks see igavesti. Ta vaatles seda nii kaua ja püsivalt, et hall vihm muutus üha raskemaks ta silme ees ning ta